Palun andke märku, kes on kohal. Kert. Kas sa oled? Jah, sai. 17 volikogu liiget on kohal. Aitäh. Enne päevakorra minekut sooviks õnnitleda sünnipäevalast. Meil on vahepeal olnud üks sünnipäevalaps. Aivar, palju õnne. Mida ma võtan pärast ka? Tänud. Ja on kellelgi ettepanek päevakorra osas, palun? Jah, on. Päevakorrapunkt number 2, Luunja gümnaasiumi põhimääruse kinnitamine. Teen ettepaneku see tänasest päevakorrast maha võtta, kuna sellisel kujul pole see põhimäärus siis käinud nõuete kohaselt arvamuste andmiseks kooli hoolekogus, õpilasesinduses ega ka õppenõukogus. Seadus näeb seda ette ja see, mida me kunagi läbi töötasime ja vaatasime, on täiesti erinev sellest, mis on täna siin päevakorras. Palun seda siis toetada. Jah, palun veel. Ka minul on sama päevakorrapunkti kohta, olen ka ettekandjana seal ära märgitud, et mina isiklikult teen ettepaneku muuta antud päevakorrapunkti, et põhjus antud päevakorra ettekande koostamise ajal ja hiljem selle seletuskirja, et aitäh Kedi märkuse eest koostamise ajal tuli välja, kui ma hakkasin otsima, et kuna on hoolekogu seda arutanud ja kuna on õppenõukogu arutanud seda pikemat versiooni, siis tõesti tuli välja minus info puudus, et nemad ei ole seda pikemat versiooni saanud, meie hoolekogu või seal komisjonis juba selle saime ja tänu sellele siis tegelikult oleme me kõik seda lühemat versiooni arutanud aprillis, kus üheks ja peamiseks eesmärgiks oli kooli nime muutmine ehk Luunja keskkoolist saaks Luunja gümnaasium ja sellega seonduvalt on kool teinud nüüd vahepeal aprillis siiamaani väga suurt tööd, et nad ikkagi on lootuses, et see saaks kooli nimeks saaks Luunja gümnaasium, siis mina teen ettepaneku, et see tänane päevakorrapunkt muuta siis, et näiteks Luunja vallavolikogu 27. oktoobri 2016 määruse number 82 Luunja keskkooli põhimääruse muutmine. Ehk see annab meile võimaluse keskkooli põhimäärusega muuta nime. Et seal on vaja siis muuta teatud punktid, ehk Luunja keskkool läheks siis Luunja gümnaasiumiks. Et annaksime meie praegu, just ma ütlen nukralt kohe, et meie kooli personalile ikkagi selle toe ja et nad saaksid edasi, nad on praegu plaanid. Et selline ettepanek on minu poolt muuta päevakorrapunkti. Aitäh! Aitäh! Teil on soovid seda kommenteerida, et sa küsid natuke nõu ka? Seda on õigus teha, et kui on sama teema, see on nüüd hääletamise küsimus, et kuidas teised on nõus. On tegelikult see eelnõu ette valmistatud, see muudab kooli põhimäärus 3 osas tõesti sõna, asendatakse sõna keskkool, sõna põhimäärsum. See on väga lühikene, et see jõustuks esimesest, me jõuame. See jõustub täpselt 1. septembril ja et koolil on teid tekslits. See on gümnaasium. Jah, toetaks ka seda ettepanekut, mis Kaja tegi ja põhimõtteliselt seda, mis küll oli. Et me ei lähe selle materjalide juures olnud põhimääruse tekstiga edasi praegu. Selle jätame kõrvale, sest seda ei ole vajalik läbi arutatud. Võtame 10 aastat kehtinud põhimääruse, muudame seal ära, kas oli vist 2 või 3 kohas sõna Luunja keskkool, Luunja gümnaasiumiks. Sellega saame anda Luunja koolile võimaluse gümnaasiumina septembris alustada. Küsimust korraks täpsustan juurde, et kas te olete uurinud seda, et minu teada on ju see, et
koolile on väljastatud koolitusluba kui Luunja keskkool, et siis kui me muudame ära kooli nime, siis tuleb tegelikult teostada see muudatus koolitusloal. Ja kuna seda on tarvis kinnitada haridusministeerium, siis ma olen väga sügavalt kahtlen selles, et nemad jõuavad oma muudatused ära teha 1. septembriks. Ehk siis ma kardan seda, et isegi kui me teeme selle etteruttavalt nüüd sisu muutmata ära, selle põhimääruse kinnitamise ainult nime osas, siis ei pruugi see selles mõttes juriidiliselt olla siiski kehtiv muudatus selle koha pealt, et kool ei saa juriidiliselt kasutada seda gümnaasiumi nime siiski edasi või veel nagu sellest, isegi kui meie volikoguna kinnitame ära, sest et koolil on ju koolitusluba väljastatud. Minu meelest on see pikem protsess. See saab tagasi ulatavalt teha. Samamoodi äriregistri kandega. Kuidas see? Ma just ei oska selle küsimusele praegu vastata, aga see asutuse menetlus, ei saa seda invistada. Kui kiiresti jah, haridusministeerium selle loa ära muudaks, kas seda teeks hästi kiiresti. Võib-olla sealt tekib mingisugune tagasiulatub ka, võib-olla on, nad ei pea ka kinnitada. Aga nad ei kinnita seda kindlasti või muudatust ei tee, kui meie siit omalt poolt seda ettepanekut ei tee, määrust ära ei muuda. Teeks siiski ettepaneku see kehtiv põhimäärus selle koha pealt ära muuta. On volinikud nõus sellega? Äkki lükkaks selle päevakorrapunkti lõpupoole ja saaks vahepeal uurida natuke? Kodus. Mis te ütlesite, et tekstid on tellitud või? Kool on teinud ettevalmistusi erinevaid sellise arvestusega, nad ikkagi saavad alustada 1. septembril. Mingid kooliteklid, koolisümboolikat asju on tehtud vist juba gümnaasiumi nimega. Oleks väga halb, kui samas ma ei tea, kui sa oli teada, et märtsis, miks siis nii kaua sellega aega? See kriitika näib mis otsusta, et muidugi oleks seda tehtud siin juunikuus. Aga eelmine valasekretär läks, ta ei teinud neid asju enam, siis kõik see asi seisis karuks. Kas mingi põhimääruse projekt on käinud hoolekogust läbi ja kas seda ei saa, ei kõlba? Ma vaatasin seda koksu vahepeal muutunud, paragrahvid ei ole käinud. Aga see vana määrus, mis praegu on, see nagu põhimõtteliselt sobiks, ainult see nimi tuleks ära muuta. Ja selles mõttes, et see vana määrus tuleb kindlasti. Saavad uuesti ettepanekud ja käib kõik vajalikud kooskõlastused läbi ja jõuab siia mõned kuud hiljem. Aga lihtsalt ei lähe see 1. september koolis halvasti. Praegu nii palju, kui kiirelt jõudsin vaadata, et siis nime muutmise puhul ainult et ongi see, et on volikogu otsus teha ja siis tuleb lihtsalt taotlus anda haridusministeeriumine ja siis juba kantakse Eesti hariduse infosüsteemi. Et ta ei pruugi juriidiliselt jõustuda 1. septembriks, eks ju, menetlustoimingud võtavad aega, aga vähemalt nii-öelda ametlikult saab kool siis alastada võtta. Okei. Ma saan aru, et siis me jõuame kokkuleppele, et selle teise punkti osas muudame natuke sõnastust ja võtame siis selle Heleni ettevalmistatud eelnõu
tuleme sealt teise punkti juures, paneme siia tahvli peale, saame kõik seda lugeda, et on lühike. Ja saame siis nimekirjutust ära teha. Peaks selle lisama siis muudatusettepanekuna sinu. Päevakorda, no me hääletame kogu päevakorda. Me ei pea päevakorras vast siin ühe punkti kaupa hääletama. Kui me võime korraks selle päevakorra üle hääletada, kui me oleme kõik punktid läbi vaatanud. Lisaks selle siin. Nii, kas on veel päevakorra suhtes ettepanekud? Teistel ei ole, siis minul on 9. punkt vallavanema valimine või asendaja määramine. Tänaste vallavalitsuse liikmete hulgast peaks saama asendaja määramine. Ei, sellega on niimoodi, et mul on eelnõud kõik ette valmistatud, kõik versioonid, mis võib juhtuda. Ja kui umbusaldus toimub, siis on mul selleks eelnõu ja seal on olemas eraldi versioon. Aga lihtsalt ma mõtlen, meil on siin väga konkreetselt vallavanema Kus valimised. on asendaja olemas? Kui hääletamise korral toimub umbusaldamine, siis läheb käiku see otsus. Aga ilmselt tuleb vahepeal paus teha. Otsustatakse, kas on asendaja või teine vallavanem. Sellepärast et eelnõusid seda kaasa ei kanda, sest ei tea, mis versioon on, aga mul on kõik ette valmistatud. Aga see Kellegi mikrofon see. miks neid eelnõusid ei olnud kaasas, siis Sest neid ei panda kaasa. neid ei panda, kui nad on siin. Sest ma ei tea, kuidas te hääletate ja mina ei ole see otsustaja. Nii ei panda kaasa. Väga keeruline on panna Jah. kaasa eelnõud, kus on kirjas, et avaldada umbusaldust vallavalitsuse liikmele sellele. See võib ka vastupidi minna. Kas sellele ei lähe siis hääletamist eraldusesse moodetamisele? Okei, kas on volikogu nõus selliselt tänast päevakorra kinnitada? Kas keegi soovib hääletada? Hääletame ikka, jah. Siis on vaja seda hääletamisel täpne sõnastus, mida me hääletame. Jah. Korra muuta ja siis saame selle tahvli. Ei saa. Okei, selge. Siis seda ikka. Kui lisatud. Täpne sõnastus on siis voondavalik 27.10.2016 määrus number 82 Loome keskkooli põhimäärus muutmine. Mõtlengi, et kui sa nüüd paned selle päevakorra hääletamise peale, ma ei vaadata, et kas te siis lihtsalt teistele näete selle
praegu on ta seal veel niimoodi, see on vaatmata. Seda ma niimoodi muuta nagu ei saa. Okei, kovis ei lase seda muuta. Panisime lihtsalt selle muudatusettepaneku lisada. Ja sa võtad päevakorra kinnitamine lahti. Ja muudatusettepanek. Ja selle sealt ma lisasin. Siin on see sees. Kas nüüd tuli kõigile õige tekst ette? Kolmas punkti on nagu üles kus kohas see peaks olema. Siin on üks punkt on praegu liigas. Ootab praegu ei ole. Kuidas sulle kolmandasse minule ei näitanud? Me ei saa seda teha kovises, me võime seda teha käsitsi hääletades, pane see õuge päevakord tahvi peale. Hästi raha tõesti mööda äärest. See punkt on ära vaadatud. Vaata, et ei saa, kuidas nii praegu muuta. Kas nii? Ja täpselt vaata. Mind tuli. Sa peaks täpsustama vist sinna ka, et ainult Luunja keskkooli nime osas või? See määruse sisus ole. Või see läheb otsus? See tuleb see määrus, jah. Okay. Ettevalmistatud määrus on selline rühmik. Okay. Kas sa või? Sa tahad ise hääletamisel panna, ma ei saa. Seda... nüüd. Hääletada. Üks punkt läheb muutusele. Ei lähe. Palun siis hääletada, kes toetab, et päevakord sellisel kujul vastu võtta. Nii, 17 häält olemas. Volikogu liiget on poolt, et päevakord sellisel kujul kinnitada. Esimene päevakorrapunkt on meil volikogu esindaja valimine Vabariigi valimiskogusse. Teadupärast septembrikuus valitakse Eesti Vabariigil uus president. Olemas võimalus, et presidendi valimine läheb valimiskogusse. Valimiskogusse oleks vaja ka Luunja vallal üks volikogu liige enda esindajaks määrata. Teen ettepaneku määrata Luunja valla esindajaks presidendi valimiskogusse Janek Sõber. Kus on veel ettepanek? Ei ole?
ainuke kandidaat, sest on Janek. Jõuab järgi, siis saame alustada hääletamist. Palun hääletada. Aitäh, 17 häält on tulnud. 10 volikogu liiget on poolt, 7 on erapooletud. Janek on valitud Luunja valla esindajaks valimiskogusse. Aitäh. Teine punkt on siis, nagu kokku leppisime, Luunja vallavolikogu 27. oktoobri 2016 määrus number 82, Luunja keskkooli põhimäärus muutmine. Helen näitab meile seda eelnõu ka siin tabli peal. Loe ette võib-olla. Kaja, tahad kommenteerida? Kas ma loen seletuskirja siis? On mõtet, ei ole ju. Ja põhimääruse muutmisel, siis ikkagi ongi meil see Luunja muutmine keskkoolist Luunja gümnaasiumiks. Meie kool saaks 1. septembri toimetada nii, nagu nad on seda ise juba siin ette valmistanud. On kellelgi veel küsimusi? Ei ole, siis lähme palun hääletada. Palun hääletada. Aitäh, 17 häält on tulnud. 17 volikogu liiget oli põhimääruse muutmise poolt. Muudatus on vastu võetud. Luunja koolist saab Luunja gümnaasium. Aitäh. Kolmas punkt on meil täna Luunja vallavolikogu 30. aprilli 2026 otsuse number 17 Luunja vallavolikogu alatiste komisjonide esimeste aseesimeste valimine muutmine. Ehk siis kuna Kris Laasist on saanud valitsuse liige, enam ei ole ta volikogu komisjoni liige ja komisjoni esimees ka mitte, siis on meil vaja valida komisjonile uus esimees, mitte seda aseesimees. Palun esitada kandidaadid komisjoni esimehe kohale. Mina esitan Rait Taviste. Aitäh, Rait Taviste. Kas on veel kandidaate? Siis ma esitan ise Gert Kolga. Rohkem ei ole. Aitäh, meil on esimehe kohale siis 2 kandidaati, Rait Taviste ja Gert Kolga.
pane ise jah. sõna küsida tohiks. Ja palun. Kuna Gert Kolga on ka volikogus suhteliselt uus inimene, et äkki paari sõnaga tutvustaks ennast ja võib-olla räägiks siis oma nägemusest Luunja kultuuris. Hästi lühidalt muidugi. Jah, Gert. No minu nimi on Gert Kolga. Ütleme kultuuri, ütleme spordiasjadest, kuna ma ise olen vana sportlane, ikka tegutsen spordiga. Kindlasti, et ütleme, mul on maadlustaust on olemas. Luunjas on ka väga kõva maadlus, treeningud, nagu ma tean. Et võiks sellist asja edasi arendada nagu suuremast mastaabis. Rohkem pole midagi lihtsalt. Hästi lühidalt. Aitäh. On veel küsimust? Ei ole, siit panen määratus. Õudne ülekanne, mitte midagi ei kuule, ei näe. Kolm häält on puudu. Mulle üldse ette seda tabelit või seda. Nii korraks äkki märkenda. Jaa, aitäh. Mina ei saa korraks, ma lähen ära. Vaata kontrolli häälemus. Kontrolli häälemus. Hästi. Kaks häält on veel puudu, üks hääl on veel puudu. Aitäh, sellist häält. Tulemusena sai Rait 7 häält ja Gert 10 häält. Ehk siis esimeheks on valitud Gert ja esimeheks Rait. Aitäh. Viies päevakorrapunkt on volikogu 29. jaanuari 2026 otsuse number 7. Luunja vallavolikogu alatiste komisjonide liikmete nimekirjade kinnitamine muutmine. Kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu. Samamoodi, kuna Kristjan komisjonis ei ole, nüüd on tema asemel siis valiti sinna täna esimeheks Gert. Tuleb see nimekiri ka uuesti kinnitada. Kas on äkki kellegi ettepanekuid teiste liikmete osas? Et juhin tähelepanu, et meie poolselt esindajad on ikkagi proportsionaalne, vastavalt seadusele, mis liige on puudu. Aitäh. Aga ma saan aru, et rohkem ettepanekuid esindajate osas ei ole. Siis kui Ülle saab sinna nimekirja sisse viis. Saadab. Valla lööd. On seesama nimekiri. Oma nimekirjaga lihtsalt klikad Gert.
saan selle muudatusettepanekule vist on hääle. See nimekirja kinnitamine. Nimekirja kindlasti, meil on vaja siin eelnõus nimekirja saada. Selle on kopeeritud. Volinikud peaksid seda muudatusettepanekut nägema, sest see täispikka nimekirja. Okay. Hääletada, kas toetate komisjoni liikmest sellises koosseisus? Tulnud, aitäh. Hääletuse tulemus poolt 10, vastu 5 volikogu liiget. Nimekiri on kinnitatud. Päevakorra 5. punkt on Luunja vallavolikogu 29. jaanuari 2026 otsuse number 7. Ehk siis sama otsuse Luunja vallavolikogu alatiste komisjonide liikmete nimekirjade kinnitamine muutmine, seekord revisjoni komisjonide liikmete osas. Janek, palun. Jah, aitäh. Sisu on sama, kuna endine revisjonikomisjoni liige Kris Laas enam ei ole volikogu liige ja nüüd vallavalitsuses, siis ma teen ettepaneku Krisi asemel määrata revisjonikomisjoni liikmeks Gert Kolga. Kas on veel mingeid ettepanekuid? Kuidas siis valida? Keda otsida? Nimekirja kinnitada. Valime komisjoni liikmed ja siin peab olema sõnade valikuga täpne, et revisjoni komisjoni liikmed tuleb valida. Okei, valime revisjoni komisjoni. Kas rohkem kandidaate on veel? Helen võib natuke seletada. Revisjoni komisjon on ainuke komisjon, kus valitakse liikmed. Need ei nimetata esimehe tahtel. Salajane hääletamine. Olen teadlik, et siin varem teisiti tehtud. Seda reguleerib Fox, paragrahv 48 lõige 2. On ainuke täiendav kandidaat on Gert Kolga. Siis nagu peaks terve komisjoni uuesti siis valima. Ütleme nii, et ei pea, sellepärast, et tookord nagu vaiet ei esitatud, komisjon oma tööd teinud. Kuna siis nagu keegi juhtinud sellele tähelepanu ja need inimesed on ju tööd teinud ja komisjon tegutsenud. Kas ta oli Kokis varem liigiks teada või on see nüüd sellest? 2019 jõustunud. 2019. Kogu aeg on see. Valitakse kogu volikogu liikmete hulgast. Luunjas on... See on ainuke komisjon, kus esimees ei nimeta. Okei, nüüd siis selle ühe liikme me siis valime.
rohkem kandidaate ei ole ja selle ette valmistanud, siis pane palun hääletus. Ja palun andke hääl. Käes, aitäh. Hääletuse tulemus Gert Kolga nimetamise poolt on 10 volikogu liiget, vastu on 7, erapooletuid ei ole. Gert on nimetatud revisjonikomisjoni valitud revisjonikomisjoni liikmeks. Tänase päevakorra 6. punkt on umbusalduse avaldamine vallavalitsuse liikmele Kris Laasile. Teatavasti erakorralisel istungil 13. augustil opositsioonis olev valimisliit Unia Hoonjad esitas Krisi vastu umbusaldusavalduse. Täna läheb see hääletamisele. Palun, Kris, kas sul on soovi seda kuidagi kommenteerida? Jah. Lugupeetud volikogu ja vallavalitsuse liikmed ning külalised. Lihtne talupojatarkus ütleb, et kui potentsiaalne ostja kannab arvele raha selgitusega broneerimistasu, siis on üsna üheselt mõistetav, mille eest see raha maksti. Tegemist oli broneeringu eest tasumisega, mitte eelmüügilepingu osaks oleva ettemaksuga. Kahjuks kohus seda olukorda selliselt ei hinnanud. Minu viga oli see, et usaldasin vastaspoole sõna ning allkirjastasin kehvasti sõnastatud müügilepingu, millest vastaspool sai hiljem kinni hakata, kui ta otsustas tehingust taganeda. Küll aga soovin täpsustada ühte olulist asjaolu. Edastasin oma esindajale kogu minu käsutluses olnud asjakohase materjali ja tõendid korrektselt. Kohtule esitatud seisukohad ja vastuväited vormistas ning esitas minu esindaja vastavalt menetluse tavale. Mina usaldasin oma esindaja professionaalset hinnangut ja seda, et kogu oluline materjal on tema poolt kohtule sobivalt kokku võetud ning esitatud. Tegemist oli professionaalse õigusabiga ja seetõttu ei pidanud ma vajalikuks ega mõistlikuks hakata iga menetlusdokumendi detaili eraldi üle kirjutama või kontrollima. Just selleks inimene endale professionaalse esindaja võtabki, et usaldada tema teadmisi, kogemusi ja menetluslikku pädevust. Samuti pean ma oluliseks märkida, et tegemist oli tsiviilvaidlusega, mitte tahtlikult toime pandud kuriteo eest määratud karistusega. KOKS paragrahv 482 lõike 2 kohaselt ei või valitsuse liikmeks kinnitada isikut, kellel on karistatus tahtlikult toime pandud kuriteo eest. Käesoleval juhul sellise olukorraga tegemist ei ole. Mina olen oma senisest tegevusest tuleneva vastutuse kandnud ning mulle välja mõistetud summad on tasutud. Sellest tulenevalt ei pea ma põhjendatuks teha tsiviilvaidlusest järeldusi minu sobivuse või võimekuse kohta täita vallavalitsuse liikme ülesandeid. Seetõttu on eriti raske mitte märgata teatavat irooniat selles, kes mulle umbusaldusavalduse ette luges. Külla Vääni kohta, kes oli alles hiljuti ka vallavalitsuse liige, on avalikult leitav artikkel, milles kajastatakse tema varasemat rahalist karistamist õigusrikkumise eest. Samuti ei saa ma mööda vaadata opositsiooni juhi Kaire Vaheja tegevusest seoses üldplaneeringu menetluse peatamisega, kui tuua vaid üks näide paljudest. Tegemist oli valmiskujul üldplaneeringuga, mille menetluse peatamine tõi vallale kaasa kümnete, isegi 100 000 eurode suuruse kahju. Põhjenduseks võib igaüks ise hinnata olukorda, kus enne üldplaneeringu vastuvõtmist tekkis küsimus võimalike õiguslike tagajärgede kohta ning otsustati menetlust peatada. Seetõttu, et lõplik otsust vastu ei võetud, ei tähenda automaatselt, et eelnevad mõjutustegevust või sellele võimalikke tagajärgi poleks olnud. Tasub jääda ka ühe lihtsa põhimõtte juurde. Inimese tegusid ei hinnata ainult selle järgi, kas lõpptulemuseni jõuti, vaid ka selle järgi, millised samme selle tulemuseni jõudmiseks astuti. Kui inimene ähvardab relvaga pangaröövi toime panna, kuid loobub raha võtmisest alles siis, kui politsei saabub, ei muuda loobumine eelnevat tegevust olematuks. Povendajate ridas on veel inimesi, kelle minevik ei kannata samuti lähemat vaatlust
kuid ma ei pea vajalikuks hakata siin ükshaaval kellegi elulugu ette lugema. See ei vii meid edasi. Küll aga viib meid edasi üks väga lihtne küsimus. Kas meil on päriselt moraalset alust üksteist hukka mõista? Kui panna perspektiivi umbusalduse esitajate endi tehtud eksimused, otsused ja nende tagajärjed, siis jääb paratamatult mulje, et siin ei ole tegemist mitte kõrgete moraalsete standardite kaitsmisega, vaid poliitilise mustamisega. Üritatakse teist inimest näidata võimalikult mustane, et enda plekid vähem välja paisteksid. Ma ei nõustu sellega, et minu ühe tsiviilvaidluse põhjal tehakse järeldusi minu kui inimese või minu töö kohta. Samal ajal kui nende endi eksimused ja otsused püütakse mugavalt vaeva alla pükkida. Kui me hakkame siin mõtlema inimese erineva mõõdupuuga, siis ei ole probleem enam minus ega selles ühes kohtuvaidluses, on probleem selles, millist poliitilist kultuuri me oma vallas tegelikult toome. Aitäh! Aitäh, Kris. Kas umbusalduse esitajal on repliik? Mul on küsimus Kris Laasile. Kes oli kohtunik, kes teie tsiviilasja menetles? Nagu ma eelnevalt mainisin enda sõnavõtus, et kuna tegemist on poliitilise mustamisega, siis me ei soovi küsimusele vastata. Ma oleks küsinud, et kas see kohtunik on ebaprofessionaalne, aga ei soovita vastata, pange protokolli. On veel küsimusi? Repliik? Kui ei ole, siis Jah, auandjad jäävad selle seisukoha juurde, et see, et umbusalduse avalduses ei ole toodud tervet nimekirja Kris Laasi sobimatuse osas, vallavalitsuse liikme osas, ei tähenda seda, et Kris Laas kuulatus ka täna tema kaitsekõnet, et ta on sobilik olema avaliku võimu juures ja esindama Luunja valla elanikke ja vastu võtma vallavalitsuse poolt otsuseid, et selline isik sobib vallavalitsuse liikmeks. Teame selle juurde, et antud isik ei ole sobilik avaliku võimu juures võimulist. okei. Kõik. Siis alustame palun hääletust, kes on usalduse avaldamise poolt, kes on vastu. Palun hääletada. Seitsetist häält on tulnud, aitäh. Häälte jagumine poolt 8, vastu 9. Krisile umbusaldust ei avaldatud. Aitäh. Järgmine punkt on meil taaskord umbusalduse avaldamine, seekord vallavalitsuse liikmele Felix Tederile. Felix, kas sul on soov sõna võtta? Jah, ma olin paar sõna. Austatud volikogu vallavalitsus, külalised. Minu puhul on ka antud umbusaldus põhiliselt poliitiliselt motiveeritud. Seal esitatud väites on kontekstist kas välja võetud, valed või välja mõeldud üldse, et väga pikalt ma ei tahakski igat punkti nagu eraldi kommenteerida, aga mis puutub näiteks Luunja koolis toimunud arutelu, siis mulle näiteks seal ei antudki sõna ja minust karjuti nii-öelda kõvemini, järelikult koolijuhi käitumist võis nimetada räuskavaks, mitte minu oma. Mis puutub näiteks ühe volikogu liikme võib-olla isegi pikalt kestnud seisundit, kus ta tunneb hirmu. Mul on seda nagu väga raske kommenteerida, sest teised inimesed Luunja vallas ei ole selliseid väiteid mulle esitanud, et ma soovitan tal sellega pöörduda vastavate spetsialistide poole, et äkki saab abi ja saab selle probleemi lahenduse. Ja mis puutub vallavalitsuse seisukohtade väljendamisse, siis ei ole ühtegi vale väidet esitatud. Kõik väited on tõele vastanud, et rohkem kahjuks ei oska kommenteerida antud umbusaldusavaldust. Aitäh. Kas on umbusaldusavalduse esitajatel kommentaari, küsimust?
või kellelgi teisel ei ole, siis saame alustada hääletust. Kes on selle poolt, et umbusaldust avaldada Meelis Tederile või olla selle vastu? Palun hääletada. Päev kiiresti olla, aitäh. Umbusalduse avaldamise poolt 7 volikogu liiget, vastu 10. Erapooletuid ei ole, et siis Feelixile umbusaldust ei avaldatud. Aitäh. 8. päevakorrapunkt on meil umbusalduse avaldamine vallavanem Annika Pajumaa-Muuruvile. Palun, Annika. Head volikogu liikmed, ja head Puuna valla inimesed. Minu suhtes esitatud umbusaldusavaldus sisaldab hinnanguid minu juhtimisoskusele, aususele ja sobivusele vallavanema ametisse. Seetõttu pean vajalikuks vastata selle peamisele etteheidetele. Umbusalduse avaldamine on volikogu poliitiline õigus, kuid ka poliitiline otsus peaks põhinema kontrollitud faktidel. Inimestel ei saa omistada teadlikku valetamist, ametivõimu kuritarvitamist ega töökiusule iseloomulikku käitumist üksnes oletuste või ühe osapoole väidete põhjal. Umbusalduse avalduses käsitletakse peamiselt 4 teemat. Personalimuutusi, kesäkanni tee rekonstrueerimist, koolipäeva algusaega ja Luunja keskkooli direktori juhtumit. Esiteks personalimuudatustest. Järelevalvespetsialisti ametikohaga seotud muudatused tulenesid vallavalitsuse struktuuri ja töökorralduse ümberkujundamisest. Haridusnõuniku kohta ei koondatud, nagu EPL-is kirjas. Ametnik ei nõustunud oma ametijuhendiga, koht on endiselt alles. Ükski personalimuutus ei olnud minu ainuisikuline otsus, vaid oli valitsuses ja koalitsioonis ühiselt läbi arutatud ja kokku lepitud valik. Umbusaldusavaldus möönab, et seadus võimaldab etteteatamistähtaja järgimata jäänud osa rahaliselt hüvitada. Ametnikele maksti seadusega ette nähtud hüvitised. Seega ei seisne etteheite õigusrikkumises, vaid tagantjärele antud hinnangus, et muudatusi oleks võinud teisiti ajastada. Võimalike ajastuste üle võib arutada, kuid seaduses ette nähtud hüvitise maksmine ei tõenda ebakompetentset personali juhtimist. Otsustamisel tuli arvestada lisaks rahalisele kulule ka organisatsiooni töökorraldust ning teenuste järjepidevust. Avalduses väidetakse, et muutuste eesmärk ei ole saavutatud, sest uusi töötajaid ei ole leitud. See väide ei vasta ka enam tegelikule olukorrale. Nii Vaba- ja Kultuurikeskuse juhataja kui haridusnõunik on tänaseks leitud. Koolijuhi leidmise konkurss käib. Samuti väidetakse üldsõnaliselt, et vallavalitsuses on loodud kõrgelt tasustatud ametikohti koalitsiooni liikmetele. Kuid avalduses ei nimetata ühtegi konkreetset inimest, ametikohta ega värbamismenetlust, mille põhjal saaks seda väidet kontrollida või kommenteerida. Teiseks käsitletakse kesäkanni tee rekonstrueerimist. Hanke korraldamine ja lepingu sõlmimine kuuluvad vallavalitsuse pädevusse. Majandus- ja eelarvekomisjonil on oluline ja nõuandev roll ja kontrolliv roll, kuid komisjoni seisukoht ei ole vallavalitsusele siduv. Avalduses heidetakse ette, et kaalutud lahenduste kohta ei ole koostatud eraldi ekspertiisi, tasuvusanalüüsi ega kirjalikku võrdlust. Selliste dokumentide puudumine ei tähenda automaatselt, et otsust ei analüüsitud või valitud lahendus oli põhjendamatu. Kõige raskem väide on, et andsin komisjonile lepingu sõlmimise kohta teadlikult ebaõiget teavet. Olen seda juba korduvalt muuhulgas arupärimisele vastates selgitanud ja ütlen veel kord, et ei soovinud komisjoni eksitada. Kolmandaks, koolipäeva algus. Selles küsimuses olid kogukonnas erinevad seisukohad. Hoolekogu enamus toetas algust kell 9, kuid lapsevanemate küsitluses eelistas enamus algust 8:15. Ka kooli juhtkond on juulis lapsevanemaid teavitanud, et tunnid hakkavad algama 8:15. Seega ei olnud olemas ühte selget kogukonna seisukohta, mida vallavanem oleks otsustanud eirata. Samuti ei otsustanud vallavanem üksinda, et koolipäev peab algama 8:15. Vastavalt otsuse järgi 18. juunil enamus volikogus seda otsust ka toetas ja seda ei ole aus tagantjärele üksnes vallavanema juhtimisveana käsitleda. Hoolekogule antud kinnitus, et vald korraldab laste transporti, tähendas, et lapsi ei jäeta transpordita. Ka selles küsimuses süüdistatakse mind teadlikult ebaõige väite esitamises. Kuid taas ei ole esitatud tõendit tahtliku eksitamise kohta. Kui minu sõnastus oli ebatäpne ja võimaldas erinevat tõlgendust, siis palun vabandust. Neljandaks, Luunja keskkooli direktori juhtumist. See on olnud keeruline ja emotsionaalne protsess.
Seetõttu tuleb eristada kontrollitud asjaolusid ühe poole hinnangutest. Umbusaldusavaldus tugineb selles osas suures ulatuses direktori 11. augustil avaldatud selgitusele. Direktori õigus oma seisukohta väljendada ei ole kahtluse all. Kuid ühe töötajate poole kirjeldus ei ole erapooletu uurimine ega tõenda automaatselt kõigi selles esitatud väiteid. Direktoriga toimus mitu kohtumist. Talle anti võimalus oma seisukohti selgitada ning aruteludesse kaasati nii vallavalitsuse kui volikogu esindajaid ja Eesti Haridustöötajate Liidu esimees. Seetõttu ei vasta tõele mulje, nagu poleks direktorit ära kuulatud või lahendust otsitud. Umbusalduse avalduse esitajad möönavad, et nad ei anna töölepingu lõpetamise õiguspärasusele lõplikku hinnangut. Sellele vaatamata seostatakse minu tegevust töökiusude iseloomulike tunnustega. Sellise raske vihje esitamine ilma erapooletu menetluseta ja kõigi osapoolte ärakuulamiseta ei ole põhjendatud. Koolipidajal oli kohustus reageerida vallavalitsuseni jõudnud probleemidele. Sealhulgas kooli juhtimist, töökeskkonda, õpetajate kvalifikatsiooni ja õpitulemusi puudutavatele küsimustele. Nende probleemidega tegelemine ei olnud direktori isiklik rünnak, vaid koolipidaja vastutuse täitmine. Tõendite ilmnemisel selgus, olukord vajab kiiret lahendust ja kohest sekkumist. Detaile ei ole võimalik tööandjal avaldada ja tööandja ei saa selle tõttu ennast kaitsta. Umbusaldusavavalduses nimetatakse veel kultuuri- ja noorsootöö valdkonna pikaajalist usalduskriisi. Samas puuduvad selle väike juures jällegi konkreetsed asjaolud ja tõendid. Ka väide, et kultuurimajal puudub juht, ei vasta tõele. Uus kultuurimaja juhataja on leitud ja vahepealsel ajal on rolli täitnud kohustäitjad. Head volikogu liikmed. Umbusalduses on omavahel ühendatud faktid, ühe osapoole väited ja avalduse koostajate hinnangud. Nende põhjal järeldatakse, et olen halvasti juhtinud ja kaotanud sobivuse vallavanema ametisse. Olen valmis vastutama oma otsuste ja eksimiste eest. Olen valmis tunnistama, et mõnda olukorda oleks saanud paremini kommunikeerida, mõnda protsessi rahulikumalt juhtida. Kuid vastutuse võtmine ei tähenda, et peaksin nõustuma tõendamata süüdistustega või võtma üksinda enda kanda kollektiivsete otsuste kogu vastutuse. Vallavalitsus on kollegiaalne organ. Personali muudatusi arutati ja lepiti kokku ühiselt. Volikogu on teinud oma pädevuse otsuseid. Vallavanem vastutab oma rolli eest, kuid vallavanem ei ole oma valitsus ühes isikus. Viimastel kuudel on tulnud langetada väga palju mitmeid eriti keerulisi otsuseid. Oleks olnud lihtsam neid edasi lükata ja hoida iga hinna eest poliitilist rahu. Aga juhi ülesanne ei ole üksnes säilitada oma ametikohta, vaid otsustada ka siis, kui otsus on ebamugav. Poliitiline koostöö võib lõppeda, aga aus koostöö eeldab valmisolekut kanda ka vastutust varem ühiselt tehtud valikute eest. Ma ei palu kellelegi hääletada kaastundest ega isiklikust lojaalsusest. Palun teil eristada fakte oletustest, eksimust tahtlikust eksitamisest, poliitilisest erimeelsusest, ametikohustuste rikkumisest ning ühe poole kirjeldatud tõendamata asjaoludest. Olen teinud vallavanemana tööd suure pühendamisega ja lähtunud sellest, mida olen pidanud Luunja valla huvides õigeks. Kõik otsused ei ole olnud ideaalsed, kuid need ei ole olnud ka pahatahtlikud ega tehtud isikliku kasu saamise eesmärgil. Tänasel seistasin teie ees puhta südametunnistusega. Olen valmis vastutama oma otsuste eest, kuid ma ei võta omaks tegusi ega kavatsusi, mida mulle tõendamata omistatud on. Palun teil hääletada faktide järgi ja selle järgi, mida südamest päriselt õigeks peab. Aitäh! Aitäh! Kas on kellelgi täiendavaid küsimusi? Küsimus ei ole, aga tähelepanekuid küll, et head volinikud, volikogu esimees ja aseesimees. Täna ära kuulates 3 umbusalduse niinimetatud ümberlükkamist, kus 2 puhul ja tegelikult ka 3. puhul me kuulsime ainult teiste süüdistamisi, mitte ühtegi selgitust, kuidas võiks paremini või kuidas saaks paremini või mida umbusaldatav teeks teisiti, et Luunja vallas oleks juhtimine ausam, läbipaistvam, kaasav, mismoodi nad on valmis panustama Luunja juhtimisse, seda kõike ei tulnud. Te ei pea üldse meile midagi tõestama, näita oma valijatele, et kas te päriselt tahate sellist valda edasi juhtida, sellise juhtimiskultuuriga, selliste juhtidega ja olete veendunud, et saate käsi südamel öelda, et te olete uhke Luunja valla üle. Aitäh! Aitäh! Kas on veel kellelgi kommentaari, küsimust? Ei ole? Siis lähme palun hääletuse juurde.
umbusalduse avaldamine vallavanemale. palun anda enda hääl. sellist häält on tulnud, aitäh. häälte jagunemine on järgmine. umbusalduse avaldamise poolt on 9 volikogu liiget, vastu 8. siis vallavanemale on umbusaldust avaldatud. aitäh. see siis mingi lõpusõna. jah, Head volikogu liikmed, head vallavalitsuse liikmed ja head Luunja valla inimesed. Tänane umbusaldushääletus lõpetas minu töö Luunja vallavanemana. Loomulikult see on mulle üsna valus. Eriti raske on leppida teadmisega, et umbusalduse õnnestamiseks andsid hääle ka inimesed, kellega alustasime tööd ühiselt selleks ja kellega sõlmisime koostööleppe selleks, et Luunja valda juhtida. Vallavanemana olen pidanud tegema väga palju keerulisi otsuseid, aga ma ei ole teinud neid üksi, ikka koos koalitsiooniga. Need on olnud meie ühised otsused, meie ühised eesmärgid, millest mina täna vastutan. Juhtimise vastutuse seisne üksnes meeldivate teadmiste või teadete edastamises ja populaarsete valikute tegemises. Mõnikord tuleb otsustada ka olukorras, siis ükskõik milline lahendus toob kaasa kriitikat ja kus otsustamata jätmine oleks organisatsioonile veel kahjulikum. Ma ei väida, et olen teinud kõike veatult, ükski juht ei tee. Kuid saan täna ausalt öelda, et olen lähtunud oma otsustes sellest, mida olen pidanud Luunja valla, selle asutuse ja inimeste jaoks õigeks. Ma ei ole hoidnud oma ametikohast kinni selle hinnaga, et jätan valikut või otsused tegemata ja vaatan probleemidest mööda. Mul on kahju, et sisuliste erimeelsuste lahendamise asemel valiti umbusaldamise tee. Veel rohkem on mul kahju sellest, kui Luunja valla juhtimine muutub kokkulepete, isiklike solvumiste ja poliitiliste positsioonide võitluseks. Tänase otsuse ning selle järgnevate valikute eest kannavad vastutust need volikogu liikmed, kes selle poolt hääletasid. Soovin teile sellest edu. Tänan südamest vallavalitsuse töötajaid ja vallavalitsuse liikmeid, hallatavate asutuste juhte, koostööpartnereid ja kõiki Luunja valla inimesi, kellega olen saanud koos töötada. Olen näinud nii väga palju professionaalsust ja soovi oma kodukohta paremaks muuta. Just need inimesed ja kohtumised jäävad mulle sellest kõige rohkem meelde. Tänan ka neid volikogu liikmeid, kes on mind usaldanud ja toetanud. Ma tean, et tänane olukord ei ole teile ka kerge. Lahkun vallavanema ametist kurva südamega, kuid sirge seljaga. Minult võib võtta ametikoha, mitte teadmisi ja kogemusi ega veendumusi. Soovin Luunja vallale rahulikku meelt, tarku otsuseid, tarka juhtimist, millest vallainimeste huvid oleksid alati tähtsamad kui isiklikud või poliitilised huvid. Aitäh teile ja kõike paremat ja edu! aitäh, Annika. Teeme nüüd 15 minutit pausi. 10 minutit.
paus läks tiba pikemaks, aga jätkame palun istungi. 9. punktiks on pandud päevakorda igaks juhuks vallavanema valimine. Ei, vabandust, see ei ole 9. punkt, see on 8. päevakorrapunkti üks eelnõu, üks osa. Ehk siis seal on võimalus meil valida täna kas vallavanem, määrata kohusetäitja. Et küsin, kas volikogu liikmetel on vallavanema kandidaat? Ei ole. Selleks, et Luunja vallavalitsus ei jääks ilma juhita, on meil täna vajalik määrata valitsuse liikmete hulgas vallavanema asendaja. Ja me teeme ettepaneku määrata asendajaks Ratšauk ja asendaja jääb vastavalt KOKS-ile siis ametisse nii kauaks, kuni volikogu valib uue vallavanema. Ehk siis jah, Helen siis, kas on veel ettepanekuid asendaja osas? Ei ole, siis palun eelnõusse sisestada Ratšauki nimi. Pean vist küsima ka Ratsi käest, kas sa oled nõus? Jah, see on volikogu enamuse selline, ma ütleks, usalduskriisi tulemus ja tänan siis selle usalduskriisi tulemuse eest. Aitäh. Kas volikogu liikmel on äkki Ratsile mõni küsimus? Ei ole? Mul ei ole Ratsile küsimus, mul on volikogu esimehele küsimus. Et ma saan aru, et Ratšauk saab siis praegu ajutiseks kohusetäitjaga, kuid millised on siis juhul, kui see läbi läheb, aga ütleme, et kui ta läheb läbi, et kuidas siis see vallavanema valimine edasi läheb? Et kas tänane koalitsioon püsib ja kas ta siis kaasab ka hooandjaid äkki sellesse arutellu? Võib-olla me tahaksime toetada seda vallavanemat, kelle ta välja käite. Küsime käest üsna suhse huvitav küsimus, et kas tänane koalitsioon püsib peale seda, kui meil on just üks hääletus läbi saanud. No eelkõige ma küsin seda, et kuidas uue vallavanema leidmine ja valimine siis võiks nagu toimuda sisulises plaanis. Sisulises plaanis peavad kõik volikogu osapooled nüüd hakkama mõtlema ja vaatama ja läbi rääkima, ja ta teisiti tulla ei saa. Need hooandjad kutsutakse ka läbirääkimistele, arutelule? Ma ei oska öelda keskpäevast. Okei. Niisiis, eelnõu on tahvli peal. Määrata vallavanema asendajaks valitsuse liikmetest kuni uue valitsuse ametisse nimetamiseni või kinnitamiseni vallavalitsuse liige Ratšauk. Siis sellise eelnõu paneme hääletusele. Teile küll. Palun hääletada. Salajane hääletamine. Vallavanem hääletamine salajane. Aga see on vallavalitsuse liikme määramine. Ta ei ole liikme määramine, ta on ikkagi vallavanema asendaja määramine. Vabandust, sõnastus iga vabandus. Aitäh, 17 häält on tulnud. Helen siin kontrollib, aga põhimõtteliselt on hääletus läbi. Häälte jagumine poolt 10, vastu 7 volikogu liiget. Et Ratšauk on nimetatud või määratud vallavanema asendajaks kuni uue vallavanema valimisel. Aitäh!
ja 110. päevakorrapunkti meil täna ei ole põhjust kasutada, kuna uut vallavanemat ei valinud, uut vallavalitsust ei määra, siis selle punkti jätame vahele. Ja lähme 11. infopunkti juurde. Kas on kellelgi infot jagada volikogu liikmega? Ei ole. Siis on tänane istung põhimõtteliselt läbi. Täpselt ma ei oska öelda, kuna tuleb järgmine istung. Tõenäoliselt on ta kiiremini kui kuu pärast, aga me ei tea seda täna. Kui oleks ta septembri lõpus. Et see antakse siis volikogu liikmetele teada kellegi poolt. Ja tänaseks siis aitäh kõigile. Olen tegelikult, see võib olla volikogu väline telenäidokile, et kus dokumendiregistris on registreeritud see, et vallavanem vaidlustas oma artiklis esitatud väited, nagu ta selgitustes andis, et ta on esitanud vastuväited ajalehel. Kus need dokumendiregistris leitavad? No need, kus ta väitis, et SLT Õhtulehele Tartu Postimehe ta väitis, et Luunja keskkooli direktoriga on ma ei saa tema eest vastata, ma seda vastutust küll ei võta. Need dokumendiregistris, et sina olevat ju koostanud need ümberlükkamise dokumendid, et kus need dokumendiregistris on, kus me leiame need? Seal ei ole neid, aga ma tema eest küll ei saa vastata praegu. See ei oleks ebaus. Seda peab tema käest küsima. Aga need on siis registreeritud dokumendid? Mõtlete, et me praegu mööda ei räägi, te mõtlete seda, et artiklikus ajakirjanikud tegid, et vallavalitsus on esitanud. Jah. Ta väitis, et ta on esitanud. Okei, see oli plaanis teha niimoodi koostöös. Aga kuna Võtame minu välja. et siis ta ikkagi millele lähtud. Aitäh. Ega siis, et need alates Soovid ka või? Pakutakse. Ajakirja. See on mu viimane töö. Intervjuu juba küll jah, ajakirjanikega räägitud. Tal ei olnud ju midagi ümber lükata, aitäh. Mõlema ajakirjanikega räägitud selle peale.